Head vaatajad, nüüd võtan ma teid kaasa Oot-Oot stuudio mööbilisalongi, kus hetkel käib väga tähtis töö. Kui te vaatate siia minu selja taha, siis hetkel käib diivani testimine, uue diivani testimine ja kui mugav on selle pealt siis telekat vaadata. Marko, ma segan, ongi tegelikult nii nüüd, poisid testivad? Ja me teeme alati oma diivanitega inimkatseid ja meil on siin kaks päris inimest olemas, et praegu me proovime, kuidas oleks nagu telekat vaadata. Et kanaleid vahetada, sinna ergonoomika on hästi oluline, sa näed seal, et Joonas proovib praegu, kas puldiga üldse ulatub teleka levini. Mihkel on juba 6 tundi istunud siin. 6 tundi? Nii värske näeb välja? Ja just. Ja see näitabki seda, et ergonoomika on paigas. Aga muidugi, ega me selles mõttes ainult sellega ei piirdu. Me peame tegema vahepeal ka natuke loomkatseid. Nii, nüüd Mihkel proovib, kas ta ulatab kassi paitada, kuidas... Nii. Ja näe, diivan püsib endiselt, hoiab vormi. Diivan püsib endiselt. Aga räägime, Marko, nüüd natuke tõsiselt ka. Mis diivaniga tegema? See on nüüd siis kõige uue värskema asi ja see pole isegi päris valmis veel, jah? Täpselt nii, et meil ongi viimane prototüüp on salongis. Et selles mõttes me vaata, et teile praegu ei valetanud, tõepoolest tegelikult käibki testimine. Ja, et sätimegi siin viimaseid asju. See on meie uus mudel Poho. Ja Poho nii-öelda selline suurem idee seal taga on siis see, et see on tõesti diivan, kuhu sa vajud ja jääd ja veedadki tunde. Ta on sügav diivan. See nagu sa näed siit Joonase istumisest praegu, ta on väga suure sellise nurga või leboalaga diivan. Et meil järgmised katsed hakkavad siin natuke õhtu poole. Mis kellast ma läbi pean tulema uuesti? Ei, sina ei pea. Mina ei pea tulema. Aga ühesõnaga jah, selle asja nagu, et mulle meeldib see kangas. Teiseks see pehme on ta ja kui niimoodi võttes on 1, 2, 3, 4, 5, 6 inimest saab siin tegelikult ju rahulikult praegu istuda ja tegelikult see moodul. Ja, see on tegelikult hoopis moodul diivan, nii et kui sul on ruumi vähem, saab ka 1-2 mooduliga teha variandi, saab teha veel pikema, et just see annab selle võimalus, et seda diivanit saab igati poodi ehitada nii nagu ruumi järgi vaja on. Aga räägi nüüd, kui see nüüd on see lõpuosa juba selline prototüübi ülevaatamine, kaua teil selle esimest mõttest kuni tänase päevani aega läks? Tead, see mõte hakkab tihti päris varakult, võib-olla isegi juba, ma ei tea, aasta varem hakkab sul see mõte pihti, et sellist mudelit on vaja, sellist ergonoomikat on vaja. Need samad kliendid, kes meil käivad, annavad seda tagasisidet ja juba sealt hakkab pihta mingite esimeste visandite tegemine, kuni see õige hetk on käes ja siis ütleme, selline prototüüpimine võib kesta mingisugune paar kuud umbes. Lausa nii. Aga siit läheb veel asi edasi, ma saan aru, et mingi mõtted asju on veel, mingi nurgad asjad veel juurde. Ja, et me tahame kindlasti tuua siia valikusse sellise klassikalise nurgadiivani, kus on siis nurk jätkub nagu nii-öelda 90 kraadi edasi, et saab istuda nagu erineva nurga all siis selga toetada. Ja ma ilmselgelt ka kanga värvitoonivalikuid on ka ju erinevaid. Ja, kui praegu on siin selline hästi populaarne buklee kangas peale, siis tegelikult kõik erinevad kangatüübid, velvetid, klassikalised kangad, samamoodi värvide mõttes, et see võib olla ükskõik. Ja mis on mooduldiivani pluss muidugi see, et kui elektriarved on väga suured, siis saab jupikaupa osta ühe mooduli, teise mooduli. Et praegu meil ongi pandud siin 2 moodulit kokku juba päris hea. Ja võib-olla järgmine kuu lisame ühe juurde ja saamegi palju suurema. Ja muidugi kui pere suureneb, on ju ka. Ja kui pere kahaneb, siis saab ka lihtsamini jagada. Marko, aga kui praegu on hetkel tegemist ikkagi prototüübiga, millele annate veel viimast lihvi siin, vaatasite poistega asju üle, aga nüüd, kui inimene tuleb salongi, siis millal te endale koju saab selle viia? Tegelikult juba täna saab tellimise sisse anda, et see ongi meil sisuliselt lõplik prototüüp, et kogu see ergonoomika ja kogu see mugavus on siin juba ära tunnetada. Ja Marko, ma saan aru, siin on meil Floyd. Ja see on ka üks uue mõte teil tegelikult ju. Ja, Floyd on selline diivan, mis on hästi klassikaline, hästi konkreetse puhta joonega diivan. Et tema mõte on ennekõike selles, et ta on hästi kuluefektiivne toota. Sa saad väga hea istumissügavuse, ilusad klassikalised proportsioonid, aga me just nägime spetsiaalselt konstrueerides hästi palju vaeva, et see hind tuleks mõistlik. Kui muidu on meil 3-kohalised diivanid 2000 €, siis see on siin alates 1390 sõltuvalt suurusest. Ja loomulikult samamoodi saab vahetada erinevad kangast, erinevad kangavärvi ja jalad ja kõik. Ja, täpselt samamoodi, et kõik need variatsioonid on olemas. Väga jääb välja tõesti. Vabandust. Eksin, aga tulge teie siis läbi Oot-Oot stuudio mööbilisalong ootab teid, koduleht on olemas. Olete siis Tallinna inimene kuskil kaugemal, visake pilk peale ja mulle see Poho tõesti meeldib. See on ikka küll mõnus. Mulle ka.